Kes sa oled väljaspool improt? Mina olen Mirja. Ma hetkel olen veel tudeng, õpin Tartu Ülikoolis ja tegelen igasuguste põnevate asjadega, mis ette jäävad. Tervist, mina olen Toivo Värbu, üliõpilane väljaspool improt. Tervist! Mina olen Rauno Meronen ja improst muul ajal tegelen ma põhimõtteliselt, ma töötan keskaegsest restoranis Olde Hansa hetkel. Ja see on kõik. Andres ja töötan IT-valdkonnas. Arendan tarkvara. Evelyn Rootsi on minu nimi. Kuidas inimesed defineerivad. Mõned defineerivad ennast läbi eriala või töö, mis nad õpivad või teevad. Ma õpin sotsioloogiat ja psühholoogiat. Aga samas ma arvan, kui küsida, kes ma olen inimene, siis ma usun, et ma olen selline aktiivne noor, kellele meeldib väga esineda. See siis tähendab, et mulle meeldib nii näidelda kui ka väitlusega tegelen ka. Ehk siis väljaspool improt ma olen siuke, nagu ma olen tegelikult impros. Tere, ma olen Tormituuling ja väljaspool improt. Ma olen geoloog, mulle meeldib tegeleda kidimitega, pluss paleontoloogia on hetkel minu suur huvi, millega ma tegelen päris intensiivselt ülikoolis. Ja ma olen lihtsalt siuke lõbus sell. Ma olen Jürmo Mehinen ja väljaspool improt ma olen hetkel vähemalt vaba mees. Ehk siis ma pikka aega õppisin ja siis jätsin õppimise pooleli. Ja peale selle hetkel otseselt ei tegele mingisuguse töö ega õppimisega, vaid pigem oma hobidega. Olen Mihkel ja väljaspool improt olen ajalooõpetaja. Mina olen Silver Laius ja väljaspool improt ma praegu hetkel olen õpilane, aga ma tahan saada impronäitlejaks tunnustatud ja ma tahan saada räppariks ja ma tahan inimestele inspiratsiooni pakkuda ja nende elusid aidata ja läbi selle endale ja enda perele elatist teenida. Ma olen Martin ja põhimõtteliselt ma olen Eesti Lennuakadeemia üliõpilane vähemalt hetkel. Ja üliõpilane väljaspool improt. Improt võtab kogu muu aja ära. Kuidas olla laval naljakas? Naljakas laval. Kõige paremad naljad tulevad su alateadvusest, siis kui sa ise neid ei tea. Sest siis kui sa üritad naljakas olla, see on nagu peituse mäng. Sa otsid nalja, sa ei leia seda, sest sina oled otsija, nali on peitja ja ilmselt sa ei leia seda. Aga see tuleb kõik naturaalselt. Kui keegi ei otsi, keegi ei peida. Ma arvan, et peab nautima seda, mis sa teed. Ma arvan, kui sa tahad olla naljakas, siis sa ei ole naljakas. Nauli lihtsalt seda, mis sa teed. Ja vahepeal seal tuleb välja lihtsalt siuksed spontaansed naljad. Ma arvan, et valemit ei ole. Esiteks selleks, et olla laval naljakas, sa pead olema aus, vahetu. Sa ei tohi üritada nalja teha. Meil on selle jaoks omaette termin nagu gag. Sa ei tohi seda üritada teha, vaid see peab ise tulema. See peab tulema sellest suhtest, mis sul see laval on. Jah. Tegelikult su eesmärk ei ole kunagi olla laval naljakas, su eesmärk on olla laval huvitav ja nali sünnib lihtsalt läbi selle. No, laval naljakas olemiseks on vaja kõvasti harjutada. Siis on vaja inimestega suhelda, siis on vaja teisi inimesi kuulata, oma partnereid eelkõige. Ja aitab ka see, kui tarbida väga palju sellist vaadata erinevaid naljakaid videoid ja
etendusi ja lugeda naljakat kirjandust. see põhinipp on see, et sa ei tohi proovida nagu meelega olla naljakas. Lihtsalt lähed kõigega kaasa, mis seal toimub ja siis naljad tulevad iseenesest. Üldiselt laval on nii, et tuleb, mis tuleb. Et kui ma vaatan kedagi laval ja siis ma näen, et ta üritab olla naljakas, siis mul hakkab paha. Et ma ise üritan nagu vältida seda, et ma üritaks olla naljakas. Lihtsalt tuleb millegi pealt, siuke loomulikkus võib olla või kuna ma ka võib-olla elus kipun natuke veiderdama või lollitama inimestega suheldes, siis samamoodi ka laval võib-olla partneriga suheldes tulebki siuke lollitamine ja jaburus sisse. Kuidas olla laval naljakas? Ainuke reegel on see, et sa ei tohi laval nalja teha. Siis sa oled laval naljakas. Kui sa hakkad laval nalja tegema, siis inimesed saavad aru, et sa oled võlts. See on päris huvitav tegelikult, sest et ma ei läinud improsse sellepärast, et olla laval naljakas, vaid tegelikult ma läksin küll sellepärast. Aga naljakas paradoks on see, et olla naljakas tuleb tegelikult olla igav. Ehk siis sa ei tohi olla naljakas, et olla naljakas. Jees, ma nagu guru. See on lihtne, lihtsalt grupp teeb üldjuhul enamus tööd ära ja siis sina lihtsalt levitad ja kummardad. Miks sa improt teed? Sest see on ääretult kihvt ja lahe ja huvitav. Pluss ma tahan oma elatist hakata sellega teenima. See on nagu siuke väljund, mis mulle hästi sobib. Ma teen improt, sest see on mulle väljakutse. See on naljakas, aga võib-olla just see väljakutse pool, et nalja saab mujal ka võib-olla. Nii palju nalja ei ole tükk aega saanudki mujal. Aga väljakutse just, et kui ma tegin ka mingisugune 4-5 aastat tagasi improt, siis ma ei olnud veel üldse küps selleks, et ma kartsin. Ma olin nii närvis enne lavale minekut ja nüüd ma olen nagu saanud siukest enesekindlust ja ma tunnen, kuidas see kasvab minus iga impro korraga. Naudi seda väljakutset ja kasvamist koos improga. Miks ma improt teen? Ma teen improt just sellepärast, et see annab meeletu vabaduse tunde, et sa saad neid erinevaid eluolukordi lihtsalt läbi mängida, ilma et sa peaksid neid päriselus läbi mängima. Meeletu fantaasia maailm, kõik muinasjutud ja värgid, sa saad nendest kõigis elada ise sees. Sest see on üks lahedamaid asju, mida teha. Ma arvan, et sellepärast, et ma tunnen, et see on nagu midagi, mis on täiesti mina. Ma olen kogu aeg siuke väga spontaanne ja see on lihtsalt nii minule sobilik. Ja ma teen seda puhtalt ka sellepärast, et väga toredad inimesed, kellega seda koos teha, kõik on ambitsioonikad. Ma ise olen väga ambitsioonikas ja ma leian siit toetavad. See grupi toetus, see grupi vaim, see, et me teeme koos, loome midagi ja see, et me loome seda nii palju, nii intensiivselt, mingis mõttes nii tempokat ja see julgus, millega me lendame tundmatusse, just miks ma teen improt on see, et mitte ära unustada seda nälga enda sees, mis sul on. Nälga progressi järele, edenemise järele. Impros sa tajud seda pidevalt. Ma teen improt sellepärast, et selle kaudu ma saan ennast väljendada. See on väga meeldiv tegevus ja ma saan mul on tohutu esinemisvajadus ja ma saan seda endast välja lasta. No, võiks öelda, et enda pärast, aga võiks teiste pärast ka. Nali meeldib. Ilmselt. Miks ma improt teen? Oi, seal on väga palju aspekte. Näiteks see, et mulle meeldib sound efektida. See pakub mulle väga palju lõbu.
pluss aplausid, naerud, kõik need on nagu see tunne, mis sa saad peale esinemist ja peale etendust, see on nagu kirjeldamatu lihtsalt, sul on päevaks või isegi mitmeks päevaks on nagu tuju kohe laes, pluss sa oled paljudele inimestele nagu naudingut pakkunud enda tegevusega. Ma teen improt sellepärast, et ma hakkasin seda tegema peale keskkooli ja see on muutunud harjumuseks mulle ja ma ei oska midagi muud teha. Et kui ma ei teeks improt, siis ma tõenäoliselt ei teeks mitte midagi. Ma arvan, et see annab mulle päris palju sellist eneseteostusvõimalust, kus ma saangi esineda ja ma saan areneda hästi palju just lavalises mõttes, et õpin ennast veel rohkem kontrollima, kui ma seda väitlusega õppisin ja just erinevaid nii-öelda nišše endale andma, et näideldes sul on vaja erinevaid rolle võtta rohkem kui näiteks väideldes. Ja siis, mis see küsimus oli? Miks see import teeb? Jah, ma arvan sellepärast, et see on siuke väga suurepärane eneseteostusvõimalus. Plus veel loomulikult ma naudin seda meelet, et näitlemine on üks asi, millest ma ei ole suutnud kunagi eemal olla. Kuidas sa improsse sattusid? Täiesti juhuslikult. Ma ei teadnud sellest mitte midagi. Ma ei osanud sellest midagi arvata. Lihtsalt läksin kohale, vaatasin, mis juhtub, mis saama hakkab ja kõige ägedam asi üldse. No see oli ikka päris mitu aastat tagasi ja see oli, kõigepealt ma vaatasin telekast siukest, arutist, siukest sarja nagu Who's Line, Is It Anyway. Siis ma hakkasin täiega mõtlema, kas Eestis on kedagi, kes teeb improt ja ma alguses ei leidnud kedagi. See oli sellepärast, et siis veel ei olnud kedagi. Siis ma hakkasin tegelema foorumteatriga. Ma tegelesin sellega päris pikalt, mitu aastat. Ja siis põhimõtteliselt minu jõudis kuulsust on siuke grupp nagu Eesti Improteater olemas. Ja läbi nende kuidagi ja läbi oma foorumteatri kaaslaste ma sattusin teise grupiga kokku nimega Improgrupp ja siis seal ma kohtasin Martinit ja Raunot ja peale seda nagu on siuke trio nagu põhimõtteliselt meile öeldi 3 takket. Jah, põhimõtteliselt võiks öelda, et me oleme 3 takket impros, et me oleme nii väga kokku saime, me oleme kokku jäänud. Ma rääkisin, kui ma esimesele kursusele läksin, siis ma rääkisin oma sõbrannale, kuidas ma ei suuda üldse ilma näitamiselt olla. Ja siis tema teadis tormituulingut ja siis nii ma sattusingi, et sõbranna soovitas mul minna siis improsse. Ma sattusin improsse läbi, ma arvan, Who's Line'i sattusin internetis selle peale ja see tekitas huvi. Nii tollal ma olin siis selle kooli näitetruppi liige, et tegelesin kergelt näitlemisega. Ja siis pärast seda ma ühinesin improgrupi A-ga ning sealt edasi siis improkraatiasse. Ise tulin. Ei esitatud otset kutset. Sain Martiniga kokku ja tuli jutuks, et ta hakkab sellist lahedat asja ka Tartus tegema. Ja siis sai antud sõrm ja võeti käsi. Martin näitas mulle siukest seriaali nagu Who's Line, Is It Anyway. Ja alguses ma vaatasin lahe sketch show. Mingi hetk öeldi mulle, et see on kõik improvisatsioon. Ma ei uskunud seda, kui lähemal uurimisel avastasin, et see võib isegi olla. Siis ma käisin vaatamas Eesti Improteatrit ja siis tekkis tunne, et miks ma ei või seda teha ise ja lõbutseda. Ja siis ühinesin Improgrupi A-ga. Improsse sattusin sujuvalt. Ma tegelesin teatriga lapsest peale. Igasugused teatrivormid jäid ette. Action teatri, foorum teatrit ja vahepeal tegin ka improt juhuslikult mitu aastat tagasi. Siis ja festivalil kohtasin siis Improgrupi A liikmeid ja siis tegi selle impro kirg ja soov uuesti proovida seda, millega ma varem hakkama ei saanud. Ja leidsin end siis uuesti impro inimeste seast. Kõigepealt mõni aasta tagasi ma vaatasin sellist sarja nagu Who's Line, Is It Anyway.
ja see tundus hästi äge ja siis ma hakkasin otsima, et kas nagu Eestis ka keegi sedagi teeb, midagi sellist teeb. Esialgu väga midagi leidnud, aga siis mõned aastad hiljem otsisin uuesti ja siis juba vaatasin, et mingi improgrupi A on siin. Ja siis hakkasin nendega tegema. Ohohoo, ma mäletan, ma olin umbes 2 aastat tagasi, me käisime sõbraga trenni tegemas ja me vaatasime Huuslaini ja me mõlemad mängisime, mina olin Ryan nagu ja tema oli Colin ja siis me lihtsalt nagu kopeerisime neid nalju, mis seal oli ja meil oli jube lõbus ise. Ja aasta aega tagasi käis meil Eesti improteater esinemas. Ja siis ma võtsin nendega ühendust, et kas ma saaks liituda nendega, aga neil olid kõik ülikooli haridusega õpilased ja inimesed, kes tegid seda improt ja siis umbes 3 kuud hiljem mulle saadeti kiri, et siuke grupp nagu Ja tegeleb ka improga. Ja siis ma läksin kohale lihtsalt, rääkisin ja Tormi on mu nii-öelda õpetaja, kes alustas minu treenimist. Impronäitlejaks. Mina sattusin improsse niimoodi, et mind kutsus minu endine kursavend Andres, kes ise juba sellega tegeles ja avastasime, et meil on selline ühine huvi huumori ja improvisatsiooni vastu. Kuidas sa julged minna lavale, kui sul pole teksti ette antud? Lihtsalt lähen. Et usaldan, et teiste näitlejatega koos meie koos mõtleme midagi välja ja tuleb midagi lõbusat. Tegelikult see ei ole raske minna lavale nii, et mul teksti ei ole. Ma lähen lihtsalt lavale suhtlema. Kui ma saan sõbraga kokku, siis mul ka ei ole teksti ette antud ja me hakkame rääkima elust, kuidas sul läheb, kuidas sul perel läheb, kuidas sul magistritöö valmib ja me lihtsalt räägime loomulikult ja samamoodi meile nüüd antakse publikult inspiratsioonisõna ja me peame lihtsalt nüüd esimesi mõtteid selle inspiratsiooni sõnaga seoses hakkama väljendama koos partneriga üldiselt, siis see ei ole raske, teed loomulikult, mis tuleb. Ma lähen lavale ja kui mul teksti ei ole ja mul võib-olla endal ideed ka ei ole, siis ma usaldan oma partnerit, et äkki on temal. Ma usaldan seda inspiratsiooni, mis meile on antud ja tulen sellest lähtudes mingisuguse ideega lagedale. Ja ma tean, et ma olen harjutanud väga palju ja siis mul ei ole midagi karta. Me treenime ennast kogu aeg. Me õpime huvitavaid tehnikaid, printsiipe, teooriat, mida teha, et see, mis sa laval teed, oleks huvitav ja vapne publikult köitev. Ja ma julgen minna sellepärast lavale, et ma olen treeninud neid oskuseid. Minu arust see on isegi lihtsam, kui minna tekstiga. Siis ei saa midagi sassi minna. Ega ei julgenudki. Alguses ei julgenud. See hirm on täiega põnev ja ma arvan, et sellepärast improkad lähevadki nii sageli lavale, sellepärast et nad kardavad ja nad tahavad seal hakkama saada. Siis nad hakkavad uurima, kuidas saab hakkama ja mina hakkasin ka uurima, kuidas sa saad hakkama ilma, et sul ei ole mitte ühtegi sõna varem mõeldud. Minu meelest see on palju lihtsam kui tekstiga, sest tekstiga sul on võimalus, et sul läheb see meelest ära, aga improga sul seda võimalust ei ole ja sul on alati olemas grupitoetus, et kui sul midagi juhtub, sul tekib blank, siis esiteks sa saad selle alati sisse mängida ja teiseks sul nii-öelda sõbranduse grupp aitab sind alati, et seda kartust ei olegi. Põhimõtteliselt lihtsalt lähen. See on... Sa lihtsalt astud tundmatusse ja sa avastad, mis seal on. See on lihtsalt... Sa tead, et su partner toetab sind. Ükskõik mida sa teed. Sa ei saa midagi valesti teha. Kõik on õige, mida sa teed. Seetõttu, sul ei olegi mingit... Sa lihtsalt lähed. Sest et nagu, kui sa õpid teksti pähe, kui sa võid tekstiga esinema, sul on nii palju võimalusi, mis võib valesti minna. Impros on see, et kõik, mis läheb valesti, sa teed selle tegelikult õigeks. Sest öeldakse, et viga on õnnistus. Viga on stseeni jaoks õnnistus. Aga minu meelest nii on palju lihtsam minna lavale. Vähemalt pärast teatud aastaid selle tegemist, siis
lihtsam. selles mõttes usalda oma partnerit ja kõik läheb hästi. Kuidas ma julgen? No mulle ei olegi nagu kunagi meeldinud midagi pähe õppida. Sa oled nagu mitu korda vabam siis, kui sa tead, et sa ei pea mingit kindlat teksti nagu õppima. Sul kõik juhtub nagu naturaalselt. Sa ürita, kui sa laval oled, siis sa mängid nagu ennast lihtsalt läbi kellegi karakteri. Sa filtreerid lihtsalt neid asju, mis sa vastad inimestele põhimõtteliselt. Et kui sul teksti ei ole, siis on nagu palju vabam olla. Sul ei ole midagi pähe õppida. Sul ei ole midagi nagu meelde tuletada. Sa oled lihtsalt vaba ja see on nagu kujuneb su enda jaoks ka isegi lahedaks, sest sa kunagi ei tea, mis seal nagu juhtuda võib. Mis sulle impro juures kõige rohkem meeldib? Ma arvan, et näitlemise juures üldiselt mulle meeldib see, et ma saan olla erinevates olukordades. Impro juures, mis eristab siis tavalisest näitlemisest, on see, et see on hästi vaba ja et see on alati hästi vahetu, kuna see on kõik uued olukorrad ja kuna sa ei tea, mis tuleb, siis see lihtsalt on iga kord uus ja ma arvan, et see ainulaadsus ja see iga kord uus olemine ongi see, mis mulle meeldib. Mulle meeldib see vabadus, see valikute võimalus, see võimalus luua ise midagi koha peal ja midagi täiesti uut. See, et meil on nii toetav grupp ja meil on palju esinemisi, meil kõik inimesed, kes siin grupis on nagu hästi ambitsioonikad, nad tahavad kõik nagu tippu jõuda ja kui ma võrdlen neid enda grupi inimesi ja ennast nagu ümbritsenevate inimestega, ma ei ürita kedagi märgistada, aga see on nagu, ma tunnetan, kuidas siin on nagu kokku kogunenud hästi nagu siuksed positiivsed inimesed ja kes tahavad kõiki aidata. Ja ma tunnen, et mul on hästi mugav olla siin. Impro juures on kõige ägedam avastused. Kõige ägedam avastused, et sa avastad terve selle maailma, kus sa mängid ja seal on võib-olla meeletult palju nüansse ja värke. Kogu võlumaailm avaneb su ees. See on selline spontaanne ja ei pea midagi pähe õppima, vaid lihtsalt põhimõtteliselt nagu sõpradega koos lihtsalt teete nalju ja inimesed tulevad vaatavad. Impro juures meeldib mulle nali, loomulikkus, ausus, vahetus. Ausus, vahetus võib-olla tõesti. Jah, sest ma ei saa valetada. Ma ei saa näidelda või teeselda, vaid see tuleb praegu kohe siin. Mul ei ole võimalik harjutada näitlemist. See tuleb otse. Kõige rohkem meeldib see, kui nalja saab, kui mingisugust. Meeldib teisi naerma ajada ja meeldib see, kui mingisugune stseenis või mis tahes olukorras tekib midagi ootamatut, mis ajab naerma. Eneseareng. Seal on nii palju õppida ja täiendada ennast. Pluss selline tõestamine, et ma saan improvisatsiooniga siukse täispika etenduse teha ja näidata neile. Yeah. Mulle meeldib vahetu kontakt publikuga. See, et sa saad teha, sa oled aus. Sa teed seda, mis sulle esimesena pähe tuleb, sa lihtsalt usaldad iseennast, sa usaldad enda partnerit ja sa lihtsalt lähed oma ideele järgi. Sa lihtsalt lähed ja teostad selle, sa ei kahtle ennast, sa ei blokeeri ennast ära, sa ei blokeeri teist ära. Sa lihtsalt paned kogu energia selleks, et ehitada kõik see ülesse. See on lihtsalt puht see energia, mis sul tuleb selle pärast teha seda. Teine asi, miks ma nagu, mis mulle kõige rohkem improjuures meeldib, on see, et see huumor, see aus huumor, see lihtsalt, see ei ole mingi väljamõeldud nagu stand-up koomikutel väljamõeldud tekstid, kus on tükk aega töötatud, et nüüd tuleb nali. Impro, mulle meeldib see siin just, et see kõik on, see tuleb nii loomulikult. See vahetab, just see vahetab. Ja see, et see on lihtsalt nii lõbu sobib. Mulle meeldib impro juures kõige rohkem see, et ta on hästi vaba, hästi piiramatu, piirideta, tal on nii palju väljundeid.
sa saad teha ükskõik mida